Looduskaitse Seltsi liikmed ja kõik meie sõbrad, kes me oleme täna siin kenas uues Eesti Rahva Muuseumis oma juubelikonverentsi teise osaga ja selleks ma palun siia enda kõrvale majaperemehe Tõnis Luukase. Aplaus talle. Ja ole hea, võta Looduskaitse Selts täies koosseisus eksponaadiks. Tere. Võite tulla siis esmaspäeva hommikul tagasi. Manus mikrofoni sulle ka. Tervist. Väga hea meelega võtan teid kõiki. Aga siis peate tulema homme hommikul tagasi, siis on peavarahoidja ka tööl. Ja tegelikult ega me siis niisugust väga musta huumorit siin ka ei armasta. Me tegelikult elus asju ikkagi ei hoia oma hoidlates. Ja meie pakuksime teile siis hoopis teistsugust tööd mannekeenidena. Selles ruumis siin, kui küsiti, et miks ei ole piisavalt rahvarõivaid väljas, meie põhinäituses, selles ruumis siin tuleb järgmisest jaanipäevast suur Eesti rahvarõivaste ülevaate näitus. Kõik kihelkonnad, mehed kui naised, nii et mannekeenidena tööd pakkuda, see on pooleks aastaks kindel projekt. Mõelge selle peale. Aga hea küll, jätame lora. Ma küsin, miks mind siia kutsuti? Kõigepealt see, sa teadsid meil rõõmsa uudise, me tuleme Jaan Eilarti sünni aastapäeva tähistama siin selle rahvariiete näituse avamisega, paneme kõik rahvariied selga endale ja ongi tore. Näitus korras. Väga hea, Jaan, hea idee. Aga nüüd ma palun siia Kanepi naised, nad juba hommikul olid valmis sulle andma üle potitäie krüsanteeme, mitte kanepit. Krüsanteeme ja need on oma kanepi aiandist võetud niimoodi. Et olge hea, saate nüüd Tõnisele ilusti üle anda. Nii, naisi pole ja krüsanteeme ka pole. Krüsanteemid on. On, need siin samas, jah? Pott on siin samas, ja. Nii. Suurepärane, ma lähen pärast sinna ja tassin nad ilusti kenasti ära, nagu peab. Kuulge, aga ma ühe asi... aitäh. Kas teie olete Kanepi naine? Aitäh teile. Ühe asja ma ütlen teile veel, et enne kui mind siit ära aetakse, sellepärast, et te peate oma õhtuga edasi minema ja teid võib-olla ootab ka keegi koju. Kuigi minult näiteks pühapäeval, kui täna küsiti, kuhu sa jälle lähed, ikka vahel nädalavahetuseti kodus küsitakse, kui ma ära lähen, kuhu sa jälle lähed, väga kultuurne on vastata muuseumisse. See sulatab iga südamest. Nädalavahetusel muuseumis käia on ju normaalne, eks? Täiesti. Ja Looduskaitse Seltsile palju õnne. Jaanile ka palju õnne, sest kas Looduskaitse Selts on tõesti vanem kui sina? Õnneks ei ole, aga ma siin 2 päeva tagasi oma habeme maha, seetõttu tundub. Aga tegelikult on mul hea meel, et te siia tulite, sellepärast, et Eesti Rahva Muuseumi ekspositsioonis on keskkonnateema väga võimsalt esil. Võib-olla te ei pane seda iga hetk tähele, aga näiteks maakäik, keskkonnateemad on kõik pühendatud sellele samale piirkonnale, sellele nii maaviljelusele, ütleme sellele, kuidas siin maad ja keskkonda siin raadil on kasutatud, ja kuidas siin on seda ka ebakasutatud, see tähendab reostatud ja rüvetatud Nõukogude militaarlennuvälja ajal näiteks. Nii et keskkonnateemad on üks valdkond, millega Eesti Rahva Muuseum praegu näitusel tegeleb ja kui rääkida veel, siis ajaloo mõttes me hoiame kõike, hoiame lahkunute mälestust ja hoiame ka nende inimeste tööd ja elutööd, kes praegu veel meie hulgas elavad. Nii et siin on elus inimestest videosid, materjale, nende mälestusi palju, on lahkunutest ka ja näiteks üks lahkunu, kes meil on aukohal,
on Laatre ristimänd või pedak, kes sündis aastal 1752 ja suri kas aastal 1990 või 1991. Aga näete, kõigi lahkunud põlvkondadega saab muuseum teha imet, nende mälestust ja nende au säilitada. Nii on ka Laatre ristimänd meil siin au kohal. Tervist, härra president! Mul on lilled käes, ma lähen nüüd ära ja ilusat sünnipäeva jätku teile. Suur aitäh sulle, Tõnis!